tere, minu nimi on Marta ja täna jagan teile Lääne-Virumaa maal elavate noorte arvamusi ja mõtteid vaba aja tegevuste kohta. Vaba aega veedetakse palju sporti tehes, liikudes, aga seda tehakse vähem kui linnas elavad noored. Lisaks veedetakse palju aega sõpradega, käiakse huviringides, tegeletakse hobidega ja veedetakse aega õues, värske õhu käes. Noored tõid ka ise välja, et koolist koju tulles nad natuke puhkavad ja siis paar korda nädalas käiakse trennis ja veedetakse aega sõpradega. Aga mida need maal elavad noored teeksid, kui neil oleks vaba voli? Noh, nad tegeleksid rohkem spordiga. Nad näiteks tahaksid, et neil oleks rohkem erinevaid spordiringe ja huviringe, näiteks nagu reketitrennid ja tahaksid näiteks tegeleda tantsimisega. See on vähemalt see, mis need noored välja tõid. Lisaks tahaks nüüd rohkem aega veeta oma sõpradega ja seda ka näiteks korvpalli mängides või lihtsalt aega veetes. Ja õues tahaks nüüd ka rohkem olla. Aga praegu tuleb takistuseks see, et koolipäevad on pikad, õppida on palju ja see on nii väsitav ja kurnav, et lihtsalt ei jõuagi sinna trenni või teha seda tegevust, mida soovid. Lisaks võivad need tegevused olla kulukad ja kõigil ei ole lihtsalt sellist raha, et endale seda lubada. Lisaks on probleem ka transpordiga. Kuna maal erinevad bussi ja rongiliinid nii hästi ei käi, siis probleemiks võib tulla näiteks see, et trenn lõpeb nii hilja, et enam ühtegi bussi või rongi koju ei lähe. Nii et see takistab sul lihtsalt sinna trenni või tegevusse minemata. Aga loodame, et tulevikus saame me need takistused ületatud ja noored saavad teha oma meelistatud tegevusi.